minuni jõudis üks hästi vahva naisterahvas, kes mul ka joogatundides käis. Ja tuli oma probleemiga, ütles, et tal jalg valutab, ta ei saa jala peale toetada, ta ei saa voodist püsti enam, et mida teha. Ja mina kui joogaõpetaja ja massöör, just kui teadlik inimene, siis ta küsis minu käest, sest ta ei teadnud, mida teha. Ta lootis kiiret abi saada ja siis mina pakkusin tal massaaži. Ja loomulikult see massaaž ei aidanud, sellepärast, et pärast selgus, et see seisund oli väga tõsine. Ja minu püüe inimesele nagu head teha tegelikult tegi tema seisundi hullemaks. Ja kui ma oleksin teadnud, et sellise seisundiga inimesele massaaži ei tohi teha, et ta vajab ravimeid, medikamentoosset ravi, ta vajab füsioteraapiat ehk siis ravi võimlemist ja ta vajab rahu, ta peab leidma valuvabad asendid, et ta närvisüsteem natuke puhata saaks. Ja vaatamata sellele, et ta minu juures massaažis käis ja samal ajal ka siis arsti poole hakkas pöörduma, siis minul oli jälle uudishimu teada saada, et aga miks siis massaaž ei tööta? Ja mida ma siis valesti teen? Ja ma sain aru, et on olemas teatud seisundid, mille puhul massaaž ei saagi aidata. Ehk et on teatud seisundid, mille puhul teatud haiguse etapis massaaž ei ole tõhus. Et kui me seda massaaži rakendame valel hetkel, siis me võime halba teha. Ehk et on olemas siis teatud seisundid, mille puhul ägedas faasis ei olegi võimalik massaaži teha. See ei ole nagu efektiivne ja me võime pigem inimesel seda seisundit süvendada ja tema enesetunnet halvendada. Ja tema puhul oli tegemist siis närvijuure põletikuga, et siin nii-öelda alaseljas, kus meil need lülisamba lülid siis on, selgrolülid, iga selle lüli juurest väljub üks närvipaar, eks ole, kaks närvi siis paremale, 2 närvi vasakule. Ja see närv oli pitsunud. See lülide vaheline disk oli katki läinud ja see närv oli sinna vahele kinni jäänud. Ja massaažiga loomulikult seda seisundit ju ära ei ravi. Et me tegeleme küll sümptomaatikaga ehk et siis inimese sümptomitega, aga seda juurpõhjust me ei saa ravida. Ja sealt ma saingi aru, et tegelikult ma ei tea ikkagi piisavalt veel inimeste haigustest, ma ei tea seda, millal ma tegelikult inimesi saan aidata ja sealt ma saingi inspiratsiooni ja selle turvatunde selles mõttes, et kuigi mulle meeldib massaaži tegemine, tundub, et inimestele ka meeldib see, mida ma teen, et ma tahaks rohkem teada saada. Ja nii ma läksingi õppima siis massaaži. Ja tavaliselt massaažiõpingud, kui sa õpid nii-öelda siis kutsekoolis, siis massaažiõpingud lõpevad ka siis kutseeksamiga. Ehk et massööridel on olemas ka kutsestandard, mis siis määratleb ära selle, mida see massöör teeb, millised on tema teadmised, millised on tema oskused, kui mitmeid erinevaid massaažiliike ta peaks teadma selleks, et tööturule siseneda. Ja ma mäletan, kui ma seda kutseeksamit tegin, siis ma arvasin, et ma olen nii tark ja samas oli hästi palju ka segadust peas, sellepärast, et kutseeksam lõpeb tavaliselt situatsioonülesandega, kus sulle antakse siis mingi elust enesest mingi juhtum, näiteks põlveturse, inimesed põlv on turses ja ongi kõik, rohkem sa ei tea, eks ju. Ja kutseeksamil sa pead siis suutma selle situatsiooni siis lahendada siis massaažiga ja leidma siis võimalused, kas sa üleüldse saad massaaži teha sellele inimesele
või kuidas sa siis välja selgitad selle, et sellele inimesele tohib massaaži saada. Et millised on siis need uurimismeetodid, näiteks, et kas ma siis testin seda põlve kuidagi, lasen kliendil põlve painutada, sirutada, uurin tema varasemat nii-öelda siis haiguslugu, uurin ka seda, mis siis juhtus selle põlvega, kui kaua see probleem on kestnud. Ja kui me oleme nagu välja selgitanud selle, et mis siis toimunud on, siis me saame talle ka pakkuda variandid. Ja üks lahendustest on ka see, et mina ei olegi täna massöörina võib-olla see inimene, kelle abi ta vajab. Aga mina nii-öelda koolitatud massöörina võiksin siiski ära tunda selle koha, kus otsustada, et kas massaaž on piisavalt tõhus selle inimese jaoks täna või mitte, või ta vajab teise spetsialisti abi. Ja ka oskama siis suunata selle inimese siis kas perearsti poole või siis teatud spetsialisti poole, anda talle nõuandeid, kuidas ta saaks oma probleemiga edasi liikuda. No võt, ja kutseeksami sooritamise järgselt siis mul oli hea võimalus siis mingi aja pärast ka siis, kuna koolis pakuti mulle võimalust ka proovida siis õpetajana kätt, kuigi mul kogemust ju ei olnud. Aga kuna ma joogatreenerina tegutsesin, siis mul nii-öelda justkui nagu treeneri kogemused olid olemas see, kuidas inimesi juhendada. Ja sellepärast ka mulle see võimalus nii-öelda sülle langes. Ja see, et ma sain nii-öelda siis kätt proovida õpetajana, lõi mulle jälle uue võimalusega minna õppima siis kutseõpetajaks. Ehk et siis sellele nagu järgnes loomulikult siis ka see, et ma ülikooli läksin õppima. Ja kutseõpetaja erialal siis läbisin nii bakalaureuse kui magistriõppe. Ja samal ajal siis tegelikult ma töötasin massaažikoolis kogu aeg siis oma erialal. Ja kõik need teadmised ja oskused, mis ma sealt sain, ma tegelikult sain siis ka rakendada siis meie kooli nii-öelda siis arengusse. No võt, ja tegelikult ma töötasin seal massaažikoolis siis päris pikalt. Tänaseks on siis tegemist nüüd rakendusliku massaažiteraapia kolledžiga. Ma töötasin seal umbes 17 aastat. Ja see lõppes minu jaoks üks suhteliselt tugeva läbipõlemisega, kuna ma tegelesin ka seal kutseandmise protsessiga, õppekavadega, õpetamisega. Ma sain aru, et ma niimoodi enam jätkata ei saa ja seega ma siis olin lihtsalt sunnitud vastu võtma sellise enda jaoks hästi raske otsuse, et sealt nii-öelda siis eemalduda. Kuigi sellest koolist ma sain enda jaoks hästi tugeva põhja alla, nii massöörina kui ka õpetajana, siis ühel hetkel on aeg lihtsalt eralduda nendest asjadest. Elu läheb edasi, me peame edasi liikuma oma eluga. Ja tänaseks olen ma nüüd 5 aastat olnud siis nii-öelda siis vabakutseline massööride koolitaja, mis omakorda mulle on andnud võimaluse rohkem süveneda oma klientidesse, sellepärast, et massaažikoolis töötades mul ei olnud piisavalt aega oma klientidega tegeleda. Tihtipeale suunasin nad oma õpilaste juurde. Ja siis, kui ma nii-öelda siis nii-öelda vabamaks sain ja olin pisut taastunud, et siis alustasin uuesti jälle siis massaaži tegemisega ja klientide vastuvõtmisega. Ja minu jaoks oli see selline hästi huvitav loominguline protsess, kus tegelikult mul hakkas välja kujunema ka selline oma käekiri. Ja minu huvi oli just tegeleda nende inimestega, kellel on tõeliselt mingi probleem oma kehaga. Ja kuna ma olin õppinud ka eelnevalt siis ortopeedilist massaaži, väga huvitava ja ägeda õpetaja juures, Iisraelist pärit õpetaja, kes ise oli Tais siis käinud aastaid ja kas 18 aastat teinud erinevaid nii-öelda koolitusi läbinud ja ka siis õppinud meistrite juures, siis tema
pani siis nende kogutud teadmiste põhjal kokku siis sellise hästi põhjaliku ortopeedilise teraapia raamatu. Ja tema juures mul oligi võimalik õppida siis neid massaažiprotokolle just erinevates ortopeediliste seisundite jaoks, ehk et siis nagu diagnoosipõhised seisundid ja iga seisundi jaoks on siis nii-öelda siis sobiv raviprotokoll, ehk et sa tegeled peamiselt selle probleemiga, mitte sa ei vaata inimest kui tervikut, küll aga siis taamal on sul see terviku nii-öelda siis pilt ikkagi alati olemas, sest et alati on probleemil olemas juurpõhjus, kust see siis alguse saab. Aga see ortopeedilise teraapia koolituse läbimine andis mulle sellise impulsi just aidata neid inimesi, kellel on reaalselt mingi probleem. Ja nagu öeldakse, siis ka need kogemused, mis me siis saame, tulevad ka läbi erinevate juhtumite, et ka nende õpingute käigus sattusid ka minu juurde inimesed, kelle puhul ma arvasin, et ma saan neid aidata, aga mis minust nagu sellist alandlikkust tekitas, oli see, et alati ei ole ka isegi ortopeediline teraapia piisavalt tõhus või õige teraapia, millega siis inimest aidata. Mm-hmm. Ehk et ma mäletan, minu juurde tuli üks inimene, kellel oli hästi tugev külmunud õla seisund, see tähendab seda, et ta ei saa kätt tõsta, ei kuhugi suunas, see õlg on kange, see valutab, see külmunud õla seisund kestab aastaid, öeldakse, et kusagil kuni 3 aastat, algus on hästi äge, valu on intensiivne, elukvaliteet on häiritud, teine aasta on juba natukene rahulikum, see tekib nii-öelda siis see külmumise faas, valulikkus natukene taandub, aga see käsi on ikkagi kange ja temaga midagi teha ei saa. Ja siis 3. faas on see, kus see käsi hakkab taas jälle, või see õlaliiges hakkab taas jälle pehmenema ja tasapisi tuleb ka siis see elukvaliteet jälle tagasi. Aga konkreetselt see klient jõudis minu juurde väga ägedas faasis. Ta oli kuulnud, et ma tegelen selle teraapiaga. Tal olid väga tugevad valud ja kui ma talle seda raviprotokolli rakendasin, siis see valu läks nagu nii intensiivseks, et ma nägin esimest korda, kus mees hakkas teraapia all nutma. Mm. Ja siis ma konsulteerisin oma õpetajaga ja ma sain kinnitust oma kahtlusele, ehk et õhinapõhiselt inimest aidata ei ole alati tulemuslik. Et kuigi ma usun, et enamus massööre on sellised väga tugeva empaatiavõimega ja nende sees on see kutsumus nagu aidata inimest. Et siis õhina pealt ja oskuste pealt alati me ei õnnestu. Et peab olema ka kainet mõistust ja kogemust ja teadmist, et teatud seisundite puhul ka ortopeediline teraapia ei pruugi olla tõhus, kui me hakkame seda rakendama valel hetkel. Mm-hmm. Nii et sinu küsimus oli see, et kuidas ma massaaži juurde jõudsin, aga juba jutuga jõudsin päris kaugele edasi, et mulle meeldib see, et sa mainid seda poolt, et tuleb nagu ka spetsialistina aru saada, kus on see hetk, kus ei saa enam aidata. Ma olen kokku puutunud, täna saan öelda, ma olen kokku puutunud sinuga kui massööriga ja ma olen kokku puutunud ka näiteks osteopaatidega nüüd väga palju viimaste 5 kuu jooksul ja veel mõne spetsialistiga ja mis mulle nagu meeldib teie puhul on see, et ka nemad julgevad seal öelda, et on seisundid ja hetke, kus nad suunavad reaalselt kas EMO-sse või otse haiglasse, kus ei tegeleta enam sellega, sest et see ei ole see faas. Ja mis on huvitav nagu näha, et ma ei pane nüüd massööri osteopaat patta esoteerikutega või energiatervendajate või mis iganes need siin kõik muud alternatiivid nii-öelda on olemas. Aga lihtsalt võrdlusena nagu kihvt näha, et minu kogemus lihtsalt, mis ma olen näinud, väga paljus sellised teistsugused tegutsejad, need energeetikud nii-öelda, need ei julge tunnistada, et nendest ei ole kasu, vaid nad alati üldiselt väidavad, et nad suudavad kõik asjad terveks teha. Ja see on minu jaoks olnud nagu selline mõneti nagu mitte otseselt ohu kohta, aga see koht, et paneb mõtlema, et kuidas sa suudad või julged nagu väita niimoodi, sest et
me ei usu, et on one size fits nagu igale poole. Pigem ikkagi on hetki, kus tõesti, et kui jäse ripub, siis ega ma seda ju kinni masseerin või tervendan, et minna haiglasse ikka kõmblema või mis on viisiline. Et see on lahe, et sa välja tood, et julgust öelda, et võib-olla see ei ole see koht. Ja just. Ja tegelikult ma olen oma praktikas näinud ka, et ei tohi karta klienti enda juurest ära saata. Sellepärast on ka minu teenuste nimekirjas ka selline teenus nagu konsultatsioon. Ja selle vestluse käigus me siis koos jõuame kliendiga arusaamisele ja mõistmisele, et mis on selle inimese jaoks antud hetkel parim. Ja kui sa mainisid siin seda esoteerika osa, siis ma usun, et hea massöör ei pigista silma kinni ka selles osas. Heal massööril on head käed, hea tunnetus ja ka taju. Aga kindlasti ei tohi ära unustada ka seda, et kõige selle aluseks on ikkagi inimese keha tundmine. Sa pead teadma, kus asuvad organid, kus asuvad närviteed, kuidas lümfisüsteem töötab. Sidekude, fastsiad, eks ole, mis ümbritsevad lihaseid, mis on naha all pulgeva vaibana. Samamoodi sa ei saa ära unustada lihaseid. Sa pead teadma, kus lihased asuvad. Seega, kui mina massaaži täna teen, siis ma ei näe selle inimese juukse värvi või keha kuju, vaid ma näen selle inimese nahka, naha all asuvaid lihaseid, organeid, skeletti, eks ole, et kuidas ma vaatan selle inimese rühti, ma vaatan, kas need puusad on ühe kõrgusel, kas õlad on ühes asendis, kuidas tal käed liiguvad ja ma kõik enda teadvusest nagu taandan nagu anatoomia tasandile. Ja kindlasti ka mina täna ei tea kõike inimese anatoomiast, aga ma usun, et ma tean päris palju. Ja ma õpin kogu aeg juurde, sest kui ma näiteks täna ei teaks vastust oma kliendi probleemile, siis ma lähen ja uurin selle kohta. Ja võt see on see koht, kus heast massöörist saab nagu väga hea massöör, sest ta on pidevas enesearengus, ta tegeleb iseenda arenguga ja ta on ka kliendi jaoks olemas. Ta suhtleb kliendiga, ta hoiab ühendust kliendiga, ta uurib, kuidas kliendil peale massaaži enesetunne on. Ta teadvustab klienti, et täna, kui sa siit massaažist lähed, siis ole valmis selleks, et sul võib enesetunne natukene halveneda näiteks. Et kui sa ei ole füüsiliselt aktiivne olnud, siis massaažil on umbes samalaadne toime nagu treeningul. Et kui sa lähed jõusaali ja seal tõstad raskuseid, siis su lihased on pärast valusad. Aga massaaž on füüsiline treening mõnes mõttes, kuigi klient on passiivne, tema ise nagu ei võimle või ise ei liiguta ennast, aga massöör tegeleb tema lihastega, tegeleb tema fastsiatega, nahaga. Ja kui need on väga halvas seisundis, nad on kõik kokku kleepunud pinges nii-öelda kinni, eks ole, et siis paratamatult need massaaživõtted siis mõjutavad kõiki neid kudesid mehaaniliselt ja kutsuvad esile seal muutuseid, ainevahetuse kiirenemise, koormuse, eks ole, me venitame lihaseid tihti peale ka massaaži võtete järgselt, kui lihased on soojaks masseeritud. Ehk et siis kõik see tegelikult on inimese kehale füüsiline koormus. Ja suht tavapärane on see, et inimene päev 2 peale massaaži tunnebki ennast natukene nagu räsituna. Lihased võivad olla natukene tundlikud, ta võib olla natukene uimane ja see tuleneb kõigest sellest, et just see massaaž on tema jaoks füüsiline koormus. Ja see on ka põhjus, miks inimesed, kes on nii-öelda vaimselt või füüsiliselt väga väsinud ja kurnatud, ei pruugi olla sobivad kliendid massaaži jaoks. Või siis ütleme siis niimoodi tugev massaaž, nendel üldse ei pruugigi sobida.
sest see on liiga suur koormus juba tema räsitud kehale. Seega me saame talle pakkuda näiteks lõõgastavat massaaži. Teeme näiteks aroomimassaaži, kus on võtted on hästi pindmised, seal on silumisi hästi palju, et aromaatilised õlid, mida me kasutame, siis need aitavad teda häälestada nii-öelda siis sellisesse lõõgastusfaasi, sest ka aromaatilisteel õlidel on oma biokeemiline toime meie hingamisteede kaudu kehale, samamoodi naha kaudu, sest ka need õlid imenduvad naha kaudu. Aromaatilised õlid on ju tegelikult ju teaduse poolt uuritud, teada olevad, eks ju, et nendel on erinevad toimed looduse poolt kaasa antud. Ja näiteks seesama aroomimassaaž võib olla väga hea alternatiiv. Või siis näiteks, ma toon näite ühest oma kliendist, kes tuli minu juurde müofastsiaalsesse teraapiasse. See on siis see pehmete kudede mobilisatsioonid, kus siis me aitame siis inimesel selliste leebete ja pehmete võtete abil siis vabastada siis naha all olevad fastsiad ja lihaste ümber olevad fastsiad, mis siis tegelikult siis võivad põhjustada pingeid siis erinevates kehapiirkondades. Kuigi see teraapia on suht leebe, siis klient peab ise ka olema teatud määral aktiivne selles teraapias. Ta peab tegema teatud liigutusi selleks, et oma fastsiad ja lihased tööle panna. Ja antud hetkel see klient ei olnud võimeline seda tegema. Ta oli vaimselt nii kurnatud ja väsinud, füüsiliselt samamoodi, seega tema jaoks oli seda kõike liiga palju. Ta väsis ära, ta väsis esimese 5 minuti jooksul ära. Ja loomulikult massöör märkab seda, kui klient ei jaksa olla, ei jaksa kaasa töötada. Seega ma pakkusin talle muid lahendusi. Ma pakkusin talle holistilist massaaži, kus ta on passiivne, ta ei pea ise midagi kaasa töötama. Ma saan valida võtete tugevuse vastavalt tema seisundile. Ehk et need võtted võivad olla tugevamad, võivad olla pehmemad. Mina massöörina saan seda reguleerida, arvestades kliendi vajadustega, kliendi tundlikkusega. Ja saan talle pakkuda siis temale sobivat massaaži, mis samamoodi aitab siis kogu keha kergelt läbi töötada. Seal on kerged, holistilises massaažis on siis kerged liigeste mobilisatsioonid, on fastsiatöötlus, on lihastöötlus, on venitused ja antud kliendil siis tema jaoks sobis see pakkumine, sellepärast, et ta tundis, et seda müofastsiaalset teraapiat on tema jaoks liiga palju. Leppisime kokku, et me teeme talle holistilise teraapia, nii öelda siis poole seansi pealt, siis otsustasime ringi, sellepärast, et ma nägin, et kliendil ei ole hea olla. Ja lõppkokkuvõttes klient oli väga rahul ja klient siiamaani käib holistilises teraapias, sellepärast, et ta teab, et see annab talle niivõrd palju nagu enesetunde paranemisele kaasa, see aitab tal taastuda. Ja mõneks ajaks siis nii-öelda seda oma enesetunnet jälle justkui nagu hoida nagu paremas kohas. Nii et me valime sobiva tegevuse kliendi tervislikust seisundist, vaimsest seisundist, füüsilisest seisundist tulenevalt. Ja kohandame selle massaaži või teraapia siis teema seisundist tulenevalt sobivaks. Ja see ongi see, mis teeb nagu siis massöörist nagu hea massööri, et ta oskab ennast adapteerida, ta märkab klienti, ta kuuleb klienti ja ta kohandab ennast siis vastavalt kliendi vajadustele. Ja kui me räägime näiteks lõõgastavast massaažist ja siis teraapiast, et mis vahet sellel on, et kust maalt algab siis see teraapia, siis lõõgastavad massaažid, neid on hästi palju, spaades pakutakse erinevaid lõõgastavaid massaaže.
ja neid koolkondi on erinevaid, noh, alustades seal näiteks Rootsi klassikalisest massaažist või siis eelpool mainitud aroomimassaažist. Et igal massaažil on oma kindel toime, eesmärk, on näidustused, et millal see massaaž võiks olla siis antud kliendile tõhus. Ja on olemas ka siis vastunäidustused, ehk et mis on need seisundid või millised on need seisundid, mille puhul seda massaaži pigem ei rakendata või ei kasutata siis ja koolitatud massöör peab olema sellest teadlik. Ja kui me räägime lõõgastavast massaažist ja teraapilisest või teraapiast, massaažiteraapiast, siis lõõgastav massaaž sobib reeglina nendele inimestele, kes on vaimselt ja füüsiliselt väsinud ja kurnatud seisundis ja ei talu massaaži näol suurt ja intensiivset koormust, küll aga see puudutus, mida me rakendame, need nii-öelda voolavad ja sellised pehmed võtted, see turvatunde loomine, seal taustal võib olla ka sobiva muusika ja aromaatiliste õlide valimine, et see loob sellele kliendile sellise mõnusa turvatunde ja aitab siis kliendil taastuda massaaži ajal siis sellest väsimusest, mis tema elu jooksul siis või mingites eluetappides tekkinud on ja millest ta ei ole vabanenud. Aga massaažiteraapia tegeleb eelkõige siis teatud seisundite toetamisega. Kui klient juba teab, et tal on mingisugused rahvakeeles hädad juures, eks ole, füüsilised hädad, õlad valutavad, käsi ei liigu, selg valutab, jalad valutavad, jalad on pinges, lihased on pinges, ülekoormuse seisundid, näiteks inimene jooksis maratoni või poolmaratoni, loomulikult see on väga suur koormus lühikese aja jooksul kogu lihaskonnale ja sellisel juhul on väga hea spordimassaaž, eks ole, näiteks, mis on väga spetsiifiline eesmärgipärane massaaž, mis tegeleb konkreetselt siis nende ülekoormatud lihaste lõõgastamisega. Nii et, või siis on siis teatud nii-öelda ravimassaažid, näiteks lümfimassaaž. Lümfimassaaž on ravimassaaž. See tähendab seda, et massöör keskendub siis inimese lümfisüsteemi toetamisele, ainevahetuse kiirendamisele, jääkainete väljutamise protsessile kaasa aitama. Ja see on nagu konkreetselt organsüsteemi põhine massaaž. Ja see sobib, näiteks lümfimassaaž sobib väga hästi nendele inimestele, kes näiteks on ülekaalus, tahavad oma organismi puhastada, et see konkreetselt lümfimassaaž kiirendab inimese ainevahetust. Aga seal võib olla ka vastunäidustusi näiteks, et kui inimese neerud on nõrgad, ei suuda nii palju jääkainet kehast läbi lasta, et siis lümfimassaaž ei pruugi talle sobida. Ja jälle, siin tuleb mängu siis nüüd see koht, kus siis massööri ülesanne on välja selgitada, kas ja millised seisundid tal massaaži tulles parasjagu on, kas ta on piisavalt terve selleks, et massaaži saada ja kas ja millised probleemid tal antud hetkel siis on. Ja selleks on see konsultatsioon. Ja selleks on see konsultatsioon just nimelt, jah. Et selle nii-öelda vestluse käigul ma siis võtan nagu sellise päris põhjaliku anamneesi. Anamnees on siis kliendi küsitlemine. Nagu diagnostika kerge või? Ei, see esialgselt on lihtsalt küsimused-vastused. Ala, kas sul on see probleem, kas sul on see probleem, kas sul on veenilaiendeid, kas sul on liigestega probleeme, kas sul on olnud viimasel ajal mingisuguseid ravimeid, mida sa tarbid või oled nii-öelda tarbinud, kas sul on diagnoositud mingeid haiguse seisundeid,
ja selle küsitluse eesmärk ongi välja selgitada, et kas see inimene on piisavalt terve selleks, et massaaži saada. Ja teine on see, et kas tal on või millised seisundid tal antud hetkel on, et millist lähenemist siis valida. Ja kui nüüd see küsitlemine on tehtud, siis sellele järgneb ka siis kliendi seisundi hindamine. Ehk et ma reaalselt palun kliendil seista seina äärde, vaatan tema rühti eest ja tagant ja külje pealt, kuidas ta seisab, kas ta puusad on ühel kõrgusel, kas tuhara alumine volt on ühel kõrgusel, kas abalud on ühel kõrgusel, kas õlad on ühel kõrgusel. Ma vaatan pea asendit, eks ole, ma palun tal ka kõndida ruumis edasi-tagasi, vaadata, kuidas ta kõnnib, milline kõnnimuster on. Ma palun tal teha siis ka probleemse, kui ta näiteks kurdab õla probleemi, siis ma palun tal kätega teha siis liigutusi, nii terve kui haige õlaga. Ja ma vaatan, kuidas see käsi liigub. Näiteks õlaliiges on keraliiges, sealt saab kõik võimalikke liigutusi teha. Ja nende liigutuste käigus ma näen ära kõigepealt selle, et kas ta üleüldse saab seda haiget kätt liigutada. Ja kui ma näen, et ta seda kätt saab liigutada, siis järelikult see seisund on selline, kus ma saan edasi minna jõutestimisele, eks ole, et ma saan ka vaadata, et kas see probleemne käsi on nõrgem kui see terve käsi, kas käed on erinevad, ehk siis kas kehapooled on erinevad. Ja sellest siis selle jõutestimise käigus ma selgitan ka välja siis, millised lihased on probleemsed või nõrgad. Milliste lihaste töö on häiritud. Ja kui ka see on välja selgitatud, siis me saame aru, et kas probleem on liigeses või on lihases näiteks. Ma küsitlen ka kliendilt kindlasti tema varasemaid tegevusi, ehk et kas ta sellele probleemile on otsinud abi ka mujalt, kas ta on saanud mingeid teraapiaid varem, milliseid teraapiaid, kuidas need teraapiad on teda aidanud, kas muideks päris sagedane olukord on ka selline, et klient tuleb minu juurde ja ütleb, et mul on külmunud õlg. Ja kui ma küsin, et millal diagnoos pandi, siis ütles, et ei, ma ei ole arsti juures käinud, aga naabrimehel või naabrinaisel on samasugune seisund ja teda diagnoositi. Tema käis arsti juures, tal pandi see diagnoos, et tal on külmunud õlg ja mul on täpselt samamoodi. Ja kui me hakkame siis teste tegema, siis tegelikult selgub, et tal võib-olla ei olegi külmunud õlg, et tal on võib-olla lihtsalt ülekoormuse seisund, mis võib küll ühel hetkel külmunud õlaks välja areneda, kui ta ajalikku ravi ei saa. Või kui ta oma elustiilis mingeid muutusi ei tee. Nii et päris tihti jõuab ka minu juurde inimesi, kes on ennast ise diagnoosinud ja endale need siis haiguste nimetused saanud, aga minu jaoks väga tänuväärne informatsioon on ka see, et kui klient on eelnevalt käinud arsti juures ja tal on diagnoos pandud, et siis ma palun temalt alati ka siis näha tema epikriisi, mis on siis tema haiguslugu konkreetse diagnoosi puhul. Et nüüd jälle see koolitatud massööri teadmised ja oskused hõlmavad ka siis seda, et ta oskab aru saada. Ta teab terminoloogiat, ta saab aru, millest arstid kirjutavad. Ehk et ta teab anatoomiat, ta teab lihaste ladinakeelseid nimetusi, mõisteid, ta teab seda, mis siis selles kehas valesti on näiteks, eks ju. Ja siis selle siis haigusloo lugemine aitab siis minul konkreetselt aru saada, kas ma tohin sellele inimesele massaaži teha või mitte. Kas mina oma teadmiste oskusega talle õhinapõhiselt massaaži tehes aitan tema tervenemisele kaasa või siis teadlikult siis otsustan, et mina siin teda aidata ei saa. Ja ma saadan ta edasi siis spetsialisti juurde. Oma nii-öelda siis seda terapeutide võrgustikku omades, siis ma oskan ka soovitada, kelle poole ta võiks pöörduda.
vähemalt millist sorti spetsialisti poole, kas ortopeedi poole või närviarsti poole või siis kirurgi suunas või siis tagasi perearsti suunas näiteks. Ja loomulikult ka olen ennast kurssi viinud sellega, et milline on see arstide juures käimise nagu teekond. Et kuidas inimene võiks abi saada. Ehk et ma talle tihtipeale saan ka anda väikesed juhised selle kohta, et tead ortopeedi juurde sa niisama ei pruugi saada. Kui sa tahad kasutada näiteks Tervisekassa võimalusi, et siis selleks sa pead kõigepealt perearsti juurde minema, perearst teeb sulle saatekirja ortopeedile ja nüüd siis ortopeedi jutule minnes, siis sa saad siis hakata oma probleemiga tegelema. Küll aga näiteks tasulist teenust kasutades sa ei pea tingimata nagu perearsti juurest läbi käima, et sa lähedki tema juurde konsultatsioonile ja siis seal konsultatsioonil selgub, et kas see ortopeed saab sind aidata või siis mitte. Ja tema juba oskab sind edasi suunata näiteks ka. Et see üks pisikene näide, eks ole, et aga põhimõte on siis selles, et ma hoian ennast kursis sellega, et milline on üldiselt patsiendi see teekond, kuidas ta ühe arsti juurest teise arsti juurde liigub. Ja seepärast ma ka oskan natukene talle nõu anda ja teda juhendada, et ta võimalikult ruttu abi saaks, juhul kui mina teda aidata ei saa.